Tupperware Eesti esitleja ja mul on väga hea meel kutsuda teid minuga koos kokkama. Olge head, kommenteerige alla, kas on kõik ilusti kuulda, näha. Jään väga ootama teie kommentaare ja täna on mul väga hea meel teile rääkida, kui hea võimalik toode on Tupperwarel, mis aitab teha ise hakkliha, ise küpsiseid, ise valida, mis lihast te valmistate vorstid, kotletid, teie enda valik. Mul on väga hea meel tutvustada Fusion Masteri seeria hakklihamasinat. Fusion Master seerial on palju erinevaid tooteid, nendest ka pärast põgusalt, aga praegu keskenduma me hakklihamasinale. Hakklihamasin on siis selline mõnus, valge ja miks ta on hea. Täna ma tahan teile tuua 10 erinevat põhjust, miks just sinul võiks olla olemas isiklik kodune Tupperware hakklihamasin. Tõsi, meil on paljudel olemas ka vanad, head, armsad vanaemade hakklihamasinad. Siin ta mul on. Ta on kinnitatud laua külge ja see muuseas on just nimelt see põhjus, miks on Tupperware hakklihamasin parem. Mitte see vana klassikaline. See on oluline selleks, et te saaksite teha seda laua peale kinnitades nii, et ei riku ära lauda. Siin olen ma pannud vahele optikalapi, et ta kinni kruvides laua ääre külge kinnituks. Teda on raskem hooldada. Ajaga toimuvad ikkagi muutused. Ta on tõsiselt teeninud mind ausalt, aga kui tuli Tupperware hakklihamasin, ei saanud ma sellest üle ega ümber. Komplekti kuulub jalg. Jalg, millel on siis peal QR-kood, kõik on puust ette ja punaseks tehtud, lukust lahti. Ja kui me nüüd lukust ja lukust lahti keerame, siis toimub jala sees liikumine, lukustus. See tähendab seda, et kui me lisame nüüd siia peale selle sama korpuse, mille sees toimub hakkliha valmistamine, mille sees ta hakib kõik, millest te soovite hakkliha teha. Need võivad olla ka juurviljad, need võib olla kala, see võib olla kanaliha, metsloomaliha, teie valik. Ja teie teate sel juhul, mis on kõige parem. Nii, kui hakklihamasinat soovime endale soetada, siis esimene põhjus on just nimelt see, et ta on väga hügieeniline. Teda on niivõrd lihtne puhastada ja iga kord, kui te olete ise kasutanud, hakkliha teinud, te teate, te olete ta ära pesnud, ta on valget värvi, siit on kohe kõik näha, kui on midagi määrdunud veel, aga ta ei võta külge. Ta on sellepärast super hea. Hügieen enne kõike. Teie liha on bakterite vaba, väga oluline. Punkt 2. Te saate täis kontrollida, millist liha te kasutate. Kas te panete pekisemat osa? Kas te panete taisemat osa? Kas te tahate teha hakkliha segu? Teie valik. Ja see on ideaalne võimalus just nimelt neile, kellel on võib-olla mingi dieet, kellel on võib-olla mingi allergia või te soovitegi teha just nimelt teie enda valikul lihast ja te teate, millest on valmistatud teie kotletid, teie Big Boys, teie vorstid, teie valik. Kõikide allergeenide vaba. Hästi oluline. Punkt 3. Ta on ajapäästja. Taga on niivõrd lihtne valmistada ja te teete hakkliha siis, kui teie soovite. Mitte siis, kui on hakkliha vaja ja ostate poest ära, ta seisab teil kapis ja võib-olla te jõuate teda kasutama hakata, aga võib-olla mitte. Lihatükk ostes säilib teil muidugi, kindlasti soovitan väga hästi Tupperware just nimelt lihakarpe. Meil on olemas ka köögiviljade karbid analoogsed, aga võt just nimelt sellise valiku, siin on liha ära tükeldatud. Kas ma panen pekist osa juurde või ma ei pane, see on teie valik. Ja teie otsustate, kui rasvane teie hakkliha tuleb. Punkt 4. Ei raiska toiduaineid, sest kõik, mis me siia lisame, kõik tuleb siit niivõrd lihtsalt lahti. Te saate niivõrd hästi puhastada ja ei jää külge. Punkt
5 on mugav kasutada. Punkt 6, lihtne kokku panna. Kuidas panna kokku? Kokku panemiseks siis paneme korpuse siia peale ja nüüd siin on all silikonjalg. Kui me paneme ta laua peale, minul on selline hea vana aegade algusest lakitud laud. Kui teil on natuke poorsem laud, siis soovitan veidi vett panna siia alla. Ja nüüd te teete ühe liigutuse, sedasama lukustit plõpsuga kinni. Nüüd on kinni hakklihamasin omavahel jala küljes ja täpselt samamoodi ka laua küljes. Te ei pea teda kinnitama laua ääre külge ja vaatama, kas ta rikub midagi ära. Oluline on see, et lauapind oleks sile. Et seda on teil hea oluline teada. Kokkupanemisel järgmine teema on ajam. Ajam on mõnusalt punane, hea puhastada. Ja nüüd, kui me paneme ta sisse, lukustame ta ära käepidemega. Käepidemega, nagu ma olen alati rääkinud, kui tupperware-toode on 2 värviga, siis ta käib lahti. Ka siin on punased ja valged detailid väga hästi. Metallosa, mis on ajami sees, on toiduplastikuga, mis on ka väga oluline punkt, et ta on valmistatud kvaliteetsest toiduplastikust. Ja te ei pea muretsema, et siit midagi eraldub. Ta on tõesti kvaliteetne, ta kestab ja on väga hea puhastada. Järgmisena, kui me tahame hakkliha teha, siis on kindlasti oluline, et on kaasas ka lükkur, millega on väga hea lükata. Kuulete? Minu jaoks parim asi on see, alati tahavad ära kaduda erinevad detailid, aga siin on mõeldud, et press, mis siin peal käib, millega me liha vajutame, seda vanal masinal ei olnud, on hea peidupaik, panipaik. Ja siia sisse saate te panna siis erineva suurusega aukudega liha valmistamiseks esimese korpuse pluss tera. Tera on klassikaline metall. Ma arvan, et see on ka meeste jaoks hästi oluline teema, et no mis asi see plastikust ikka on, aga tõesti siin on kõigele mõeldud. Kõige vastupidavamad detailid on metallist ja nad on roostevabad, nad ei roosteta, nad seisavad hästi. Nii, kui me tahame hakkliha teha, siis me paneme paika tera ja teral paneme alati nii, jätke meelde, et lame osa jääb väljapoole. Järgmisena paneme paika. Haukude osad on siis 0,8 ja 0,4 sentimeetrit, et te saate ise valida. Kui teil on nüüd metsloomaliha või kui teil on selline, tahate suuremat tükki, te ei taha väga veinikest, siis on tark kasutada suuremat. Siin saate ju ideaalselt kasutada ka küpsise purustamiseks, juurviljade tegemiseks, milleks iganes. Paneme suurema augu, ilusti on ajam paigas, siin on väike naga, kus ta kinnitub. Ja nüüd järgmise liigutusega võtame pealmise korpuse, mis on siis hea meelde jätta. Endast eemale toimub sulgemine. Endast eemale. Kõik märgid on peal, väga lihtne ja lahti tegemine vastupidi. Ja palun väga, hakklihamasin niisama lihtsalt kokku pandud ja saategi valmistama hakata enda soovi järgi hakkliha. Kindlasti on oluline teada, et see hakklihamasin, kui ma siis tõesti hakkliha väga ei armasta võib-olla ja ma ei tahagi teha, tahangi teha tavalisest lihast. Aga siis on nagu hea teada, et seesama hakklihamasin tegelikult on nii mitmekülgse kasutusega. Siin saate te ka valmistada küpsised. Küpsiste tegemiseks võtame me ära, jäi siis meelde, et enda poole tuleb lahti ja endast eemale sulgub. Võtame ära esimese aukudega osa, võtame ära tera. Kaasas on küpsise selline, mis on siis ajam, kus peale pannakse pärast erinevate aukudega. Te saate teha 6 sorti küpsiseid. Kas mäletate? Vanaema hakklihamasinal oli ka. Palun väga, täiesti on olemas. Aga siin on tõesti mõeldud jälle, et ühele samale toote saab väga lihtsalt kasutada. Ja mis on oluline? Paneme ajami paika. Klõps peab ära käima. Nüüd paneme paika. Paneme paika, nii endast eemale toimub lukustamine, kõigepealt paneme ta jooksma ja endast eemale ja nüüd siin on väike auk, ma loodan, et see on näha. Nüüd paneme peale, mis mustriga me küpsiseid tahame. Ja küpsiseid võib teha väga erinevaid. Minul oli nii suur isu teha enda lapsepõlvest armastatud majoneesi küpsiseid. Majoneesi küpsised, mis on siis tehtud erinevate mustritega, ma pärast panen ka pildid. Ja majoneesi küpsised on vana tüübi majoneesi küpsised.
mina kasutasin selleks loomulikult Hellmann's majoneesi. Ka selle retsepti panen ma ilusti siia laivi alla ja ka video juurde. Aga kindlasti on oluline teada, et siia siis käis jahu, 3 munakollast, 3 klaasi jahu, 3 munakollast, 125 grammi võid, majoneesi 125 grammi, suhkurt 1 klaas, soodat 1,4 teelusikatäit, vanilli ja kui siis tahetakse mingit moosi või midagi peale panna. Oluline on siis alati teada, nagu ma rääkisin ka eelnevalt teile, et keekside puhul on oluline toasoojusmaterjalid, ka siin on munad toasoojana olulised, on või tuleb siis kõvaks selliseks valgeks vahuks segada. Omavahel tuleb pahustada munakollane ja suhkur, et ei jääks suhkrukristalle. Lisame võile majoneesi, seejärel lisame majoneesi võisegu kogu aeg segades. Selleks on väga hea kasutada kas tupperware visplit või pudrunuia või siis hoopis metallvisplit. Teie valik, kus te tahate segada, kas teete seda mikserkannus ja muuseas meil on ka väga mõnusad kausid, millel on olemas ka segamiskaas. Ka sellega on väga hea kausi sees valmistada ja teete sellise tugeva, mõnusa taigna ja külmkappi 20-30 minutiks ja kohe ma teile näitan natuke järgi. Selline tugev pallike ja täpselt niimoodi mõnusalt siia lisades vajutame ja tulevad teile sobiva mustriga. Ma näitan, kuidas ta siia peale ka käib, siis pealt valime. Nii, kui on vahepeal lahti tulnud, siis on hea korraks klõks teha ja jälle kinni. Selles mõttes on hästi mugav. Nii, küpsised. Jälle suurepärane võimalus teha kas mandliküpsiseid, juustuküpsiseid teie enda valikul. Lisaks saab siin ideaalselt teha ka hakklihale lisaks ka näiteks vorste. Ise tehtud vorstid. Jälle mugav on osta poest loomulikult. Aga kas te teate, mida sisaldavad poes ostetud vorstid? Kui te olete ise valmistanud hakkliha, kui te olete ise maitsestanud, natuke vett, natuke soola, pipart, küüslauku, tšillit, kes tahab võib juustu panna, loomulikult sibulat ja mis on väga oluline, et kui me teeme hakkliha sellesama hakklihamasinaga, siis samal ajal lisada ürdid. Sellepärast, et sel juhul segunevad liha maitsed ja ürtide maitsed eriti hästi. Te ei pea kasutama eraldi hakkijaid, kuigi, kes tahab, palun väga, tehke erkshopperiga või millega iganes noaga tükeldades, aga niisama lihtsalt saab ka. Ja vorsti tegemiseks on olemas tupperwarel siis vorstiotsik. Vanal masinal oli siis selline pikem osa, aga ka siin saab ideaalselt teha. Tänasel päeval on müügil tavakaubanduses täiesti lihapoodides tähendab, on soolatud sooled, sügavkülmast. Saab osta ja te teate, mis maitsega need on. Kes on minuga koos vorste teinud, teavad, kui head on ise tehtud vorstid. Vorstiotsik ette ja palun paneme peale. Kõik on ilusti nähtav, kõik on puhas, me teame, mida me tahame siia lisada ja me kohe saame aru, kui on mõni tükk jäänud ääre peale, et on ilusti näha ja saame ära puhastada. Paneme ülealused osad kohe siia sisse, et nad ära ei kaoks. Ja nüüd paneme siia sisse lihatäidise, mis me soovime ja soole tõmbame siia peale ja kuidas valmivad vorstid. Ka neid pilte näitan ma teile pärast, aga palun, siin on minu tublide abilistega valmistatud, enne valmistatud vorstid. Ja palun, nii suured, kui teie soovite. Kas teete lühemaks, kas teete pikemaks. Minul on ka lisatud karulauku, sest karulauk on niivõrd hea küüslaugu maitsega, esiteks annab ta värvi ja nüüd, kui ma tahan, ma keeran vindi sisse. Kui ma ei taha, lasen ta suure vorstina ja valmistan kas ahjus, grilli peal või kui ma soovin hoopis, tegelikult võin ka aurutada. Ja aurutamiseks on olemas meil selline Steam Eat auruti, mis siis istub metallpoti peal või panni peal ja ka siin saab ideaalselt aurutada vorste. Muuseas juba järgmine nädal teeme me Steam Eat aurutiga. Täna sellest pikemalt ei räägi. Nii, aga vorste ei taha ka võib-olla teha. Olete ise juba poest ostjad, meeldib, et saate sealt ja lihtsalt, aga kui me soovime teha midagi perele teistmoodi, siis palun väga. Kanneloonid on sellised suured makaronid,
mida on ka väga hea täidisega täita. Aga kas neid on kerge täita? Ei ole. Selleks on just hea kasutada ka tupperware, sedasama vorstiotsikuga hakklihamasinat. Ja küpsetamiseks kasutame väga hästi Ultra Pro ahjuvormi. Panen siit praegu kindlad kätte, et teile näidata, kuidas täita. Täidis on mul valmis tehtud täidiseks kanneloonidele. Võite te kasutada lõhe, lisades kas rööskoort või mis iganes, nii kus mu teine kinnas on. Samamoodi võite teha kanatäidisega, samamoodi hakklihaga. Sel juhul hakkliha enne natuke pruunistades, maitsestades, lisage sibulat, lisage küüslauku, teie valik. Ja ka nii on mul tehtud juba täidis. Palun väga. Täidis on valmis. Ja nüüd mõned teile kohe näitamiseks. Võtame kannelooni, võtame kaavitsa ja seda sama täidist, mis on siis siin ilusti kausi sisse pandud, segatud. Omavahel on siis majonees, hakkliha. Väga mõnusalt. Nii, ja nüüd võtame kannelooni, vajutame siia ette ja samal ajal, seda on muidugi kahekesi parem teha. Püüan praegu üksinda hakkama saada. Nii, vajutame natuke rohkem. Kahekesi on neid asju toredam teha ja teate, kui pere on kodus, siis ongi hea põhjus koos valmistada. Palun väga, täidis sees. Võtame järgmise kannelooni. Te võite teha erineva täidisega, erineva ahjuvormiga. Teie enda valik. Palun väga. Ja nüüd, kas te aurutate, kas te valmistate ahjuvormis? Seda saate te ise valida ja mõelda, mis on lemmik. Kui teete liha, hakkliha, siis täpselt samamoodi hakkliha tegemisel, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, pange maitseainet siia sisse, sest nii tuleb see liha palju maitsekam. Kanneloonidele peale. Siia läheb 250 grammi. Me saame lappida nad ilusti üksteise peale. Ja kanneloonidele peale muuseas on hea teha kaste. Kastmeks kasutan ma rööskoort 400 ml, natuke piima. Siia on lisatud jahu ja meie tupperware shakeriga teeme kastme valmis. Niisama lihtsalt, möödud on peal, väga mugav kasutada. Lapime kõik kanneloonisid täis ja kaste peale. Niisama lihtsalt. Nii, paneme paar tükki veel, et me saame selle sees tühjaks. Samamoodi, miks ma soovitan, on kindlasti oluline see, et näiteks kui me tahame teha pihve, me tahame teha, tuleb suvine aeg, tahame burgereid teha, siis ideaalne on ise valmistada hakkliha. Kas te teete seda seguhakkliha, veise, sea või kanaga hoopis ja muuseas väga hea hamburgeripress on tupperware herbshopper. Herbshopper teete natuke õliga kokku, vajutate selle kotletitaigne siia sisse, pudrunuiaga peale ja ta tuleb mõnusalt välja. Ja teil on ise valmistatud pihvid. Hamburgeri vahele. Samamoodi on väga hea teha õhtusele saunapeole, kuhu iganes ise tehtud hakkliha vorstikesed. Ei pea ostma poest erinevaid vorstikesi, mis jälle, nagu ma ütlen, me ei tea, mida nad sisaldavad. Kui me valmistame hakkliha ise, me paneme neid maitseaineid, mis me tahame. Kui ei taha, ei pane üldse, teie valik jäävad hakkliha enda maitsed. Ja tahtsin ka nüüd näidata seda pihvi, mis on siis valmistatud ka maitsestatud lihast koos ürtidega ja tehtud meie silikonaluse peal ahjus valmis. Niisama lihtsalt. Nii. Kas me saame siit mõne kannelooni veel? Mis on veel oluline kindlasti? Et küpsised rääkisin, nii, 6 mustrit on erinevad, nii, kuivatatud vorstikestest rääkisin. Kordame siis üle, et lisaks hakklihale on siin väga hea teha ka just nimelt erinevaid täidiseid. Te võite siin saia riivida, te võite valmistada mandlitega erinevaid küpsiseid ja just enda maitse järgi, sest maitsestamine on selle asja juures väga oluline. See, et ta on puhas, et ta on lihtne puhastada, nii, siis selle jaoks ongi seesama materjal, ta on tõsi, kvaliteetne ja
kindlasti on siis ka oluline teada, et mis ma sellega veel saan teha, sellepärast ka mina täna teile erinevaid põhjuseid tõin. nii, hakkliha on valmis, pandud siia kanneloonide sisse, tuleb veel natuke. Muuseas, kui teil on tulemas porrud varsti endal, siis tegelikult saab täidetud porrusid sellega teha. nii, ja nüüd palan kastme peale ja saabki minna ahju. Kui te tahate, teete tomatipasta kastme, kui te tahate, teete piimakastme, teie valik. Soola, pipart juurde ja palun väga, ahjuroad väga lihtsalt, kanneloonid täidetuna. nii, aga siis tahtsin ka teile kindlasti öelda seda, et nende samade lihade puhul on siis oluline see, kui te võtate sügavkülmutatud liha, siis laske tal sulada rahulikult. Laske tal sulada nii, et lihamahlad ikkagi, kui te ei ole kiiresti sulatanud, jäävad liha enda sisse. Ja te saategi siis hoida neid õhukindlates karpides. Need samad lihakarbid on sellepärast head, et siin on all, kus veri valgub, et ta ei puutu verega täpselt kokku. Ja on väga mõnus liha kauem säilitada. Harva poes käia, osta rohkem, hea hoida. Ja kindlasti tahan siia juurde rääkida veel seda, et eelmine nädal oli meil loterii keeksi teema ja ma küsisin teie käest keeksi retsepte. Ja mul on väga hea meel, et nii paljud kirjutasid, mis on tema lemmikkeeks. Ja sinna juurde on mul väga hea meel öelda, et loterii valis välja Kelly Põlluääre, temale selline vahva lastepudel. Ja sellel nädalal ootan ma teie kommentaare teie teemadel, et kas teil on endal hakklihamasin ja millised on teie näiteks kas kotleti või vorstide retseptid, mida teile meeldib maitseaineteks juurde panna. Seda on väga oluline jagada, sest siis tekivad ka ideed teistel. Kui te teete ise kotlette, kui te teete ise kas vorsti või hoopis pikka poissi, et mis on teie lemmik maitseained ja väga hea, ootan siis ka retsepte. Kingituseks siis selline tore võileivakarp. Aga lisaks tahan ma teile rääkida, et kui te täna mõtlete, et kas soetada endale hakklihamasin või mitte, siis see, et ta käib siin eraldi, et tal on jalg eraldi, et tal on korpus eraldi, on väga oluline selleks, et meil on Fusion Master seerias hästi palju erinevaid muid tooteid veel. Ja siin on üks valik niimoodi põgusalt teile näidates. Tõsi, te võite osta kõik koos jalgadega. Aga palun, kui te soetate endale hakklihamasina, kus on juba press, pänt, jalg olemas, siis edaspidi, kas te soovite spiraalitajad, kas te soovite riive, teie enda valik, te saate soetada ainult pealmise osa. Kappides on meil vähe ruumi ja Tupperware on sellele mõelnud, et ühe hea asja soetamisega saaksite seda rohkem kasutada. Ootan teie kommentaare. Olge terved, võtke ühendust enda esitlejaga, kui siit midagi huvi pakkus või kirjutage mulle Merle Vaha. Kõike head!